ülekaaluline olen ma olnud nii kaua, kui ma mäletan. Et see nüüd see 1,5 aastat, mis ma ei ole nüüd olnud ja olen nüüd veel vähem olen ma olnud ju tegelikult selles kaalus, mis ma praegult olen. Et ma olen nüüd 68 olnud vist stabiilselt 3-4 kuud ainult. Ehk siis tegelikult sellega harjumine võtab tegelikult ka aega. Et, ja kehal ka? Kehal aega, vaimselt aega ja kui sa nagu vaimselt nagu sellega ära harjud, nagu ma ütlesin, et noh, tegelikult ma hakkasin nagu riietumisstiilis ka nagu tegelikult ennast muutma alles hiljem. Et siis nagu tuleb ka see nagu enesekindlus ja töö iseendaga ja see aeg. Aga minu jaoks jah, nagu ma ei tea, ma ei usu, et kõik valetavad. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed valetavad, kui nad ütlevad, et sisemine ilu on tähtsam. Naiste jutud. Naiste jutud. Armsad naiste jutude sõbrad, täna me räägime sisemisest ja välimisest ilust ja sellest, et lood sellest, kuidas ainult sisemine ilu loeb, kahjuks alati ei päde. Eesti naine keskmiselt on 172 senti pikk ja kaalub 70 kilo. Umbes täpselt sama massi inimest võttis alla minu tänane saatekülaline, isegi rohkem, 77 kilo. Pikkus on sama. Tere tulemast taas saatesse Keter Trumsi. Tere, tere. Ja kes tahab järjejuttu, sellel saatel on ka eellugu. Keter käis meil külas aasta tagasi, osa number on 389 ja siis oli see kahanemine täpselt poole väiksem. Ehk siis pange need 2 Ketterit kõrvuti, vaadake nüüd, kui ilus väike inimene ta on, kusjuures taaskord ma ei taha ise kõik eksida, kes ütleb, et ilus tähendab väike, ei. Ma ei taha sellesse samasse auku lennata. Aga see tuleb automaatselt. See tahab, see on nii, ma ütlen, me oleme kõik selle ühiskonna poolt aju pestud. See on ka sünnist saati kuidagi nagu kaasa tulnud, et see ilu on väga suuresti just välimine, mida me näeme. Et see sisemine käib küll nagu asjaga kaasas, aga ja viimastel kuudel ma olen nagu selle peale nagu eriti palju nagu mõelnud. No kanna kuuma, ärme hellita, ütle kõik välja, mida sa oled siis tabanud, sest et tõesti praegu sa oled väike peenike, palju sa siis on järgi jäänud Keter? No praegult 68 kilo kaalun, ehk siis 145-st 68 peale, kadu on 77 kilo, mis on nagu natukene irooniline, sest 7 on terve mu elu lemmiknumber olnud ja nüüd siis nagu siuke ilus maagiline number on alla nagu võetud. Ja minu jaoks ma ei taha nagu öelda nagu üldistavalt, et see kehtib nagu kõigi jaoks, kes nagu pärast, ma ei tea, mina võtsin ju siis maavähendusoperatsiooniga alla, et see kehtib nagu reeglina kõigi kohta, aga mina tunnen ennast ühest küljest jah, tervislikult paremini ja hästi, aga teisest küljest ma tunnen, et ma olen sisemiselt parem inimene. Kuidas see siis toimus? Ma arvan, et soolikad on ilusamad. Puhtalt ainult tänu sellele, et ma näen väliselt parem välja. Ma suudan ennast tänaval või kuskil mujal, ma käisin näiteks saates, televisioonis, et ma suudan ennast nagu panna olukordadesse, kus inimesed nagu mind rohkem näevad ja kõnetavad ja ma kuulen sõnu, sa näed nii hea välja nüüd palju rohkem kui varem. Ja see nagu tekitab minus endas nagu seda sisemist enesekindlust. Muidugi oleks nagu ideaalses maailmas, me oleksime iseenda motivaatorid ja iseenda tagant utsitajad, on ju, aga nagu paratamatult teiste inimeste arvamused lähevad meile korda ja välimuse osas ja sisemise ilu osas, ma arvan, nagu väga palju on just see, kuidas maailm meid näeb. Tegelikult mõjutab meid ennast väga palju. Aga sa ütlesid selle kohta isegi päris karmilt, et sa olid sama inimene 145 kilo kaaluvast kehas ja huvitav küll, et mitte keegi seda sisemist ilu ei tulnud märkama. Jaa, see oli tegelikult, ma just nagu natuke aega tagasi, kui ma kuulsin hästi palju neid kommentaare, et mul võttis tegelikult ju pärast kaalulangust tegelikult väga kaua aega, et tunda ennast mugavalt uuesti oma kehas. Selles mõttes, et uuesti, et ma olin ka nagu varem mingi hetk kaalusin vähem ja see nii-öelda jojo efekt oli mul endal ka nagu olemas.
aga et hakata kandma nagu siukseid riideid, mis sobisid mu kehale nagu paremini, et enne seda oli mitu kuud ikkagi riided olid nagu XL ja L, aga tegelikult praegult on S ja M, ehk siis noh, tegelikult see erinevus oli päris suur. Ja kui ma neid riideid hakkasin kandma, siis ma hakkasin sagedamini kuulma sõnu, et sa näed nii hea välja ja sa näed, sul on ilusad jalad ja nagu sellist välimisi nii-öelda faktoreid nagu kommenteeriti. Aga varem kommenteerida seda, et et sul on äge juuksevärv, sul on ilus meik, et kõik see, mis on nagu ma ise olen saanud nagu muuta, aga minu keha nagu, et ma näen hea välja, nagu sellist üleüldist kommentaari ma ei kuulnud. Aga kas sa tegid siis sellest järelduse, et suurem inimene keskmise vaataja jaoks ei näe hea välja? Ma ütlen, et jah. Ja me näeme seda ka näiteks kas või Eesti televisioonis. Me ei näe ülekaalulisi naisi teleekraanidel. Ei näe jah. Me näeme enamasti saledad mehed, võib-olla mingid üksikud, aga üldjuhul ikkagi on sale inimene televiisoris näiteks. Ja kui ma isegi nüüd meenutan Evelin Ilves, väga austan seda värvikat naist, kui ta oli presidendiproua aastaid tagasi ja kohe hakkas avalikkus võtma sõna tema kaalu aadressil, mis õigusega? No täpselt. Ja kusjuures tega ei ole üldse ülekaalus, vaid lihtsalt selline natuke nagu naiseliku vormikam ja lihtsalt, et võib-olla jah ei mahu nagu sinna, ma ei tea, sellisesse modelli ideaali ja kusjuures tegelikult ju viimastel aastatel nüüd nende Ozempicute ja kõige muuga on ju tagasi tulnud tegelikult see mentaliteet, et kõhn naine on ilusam. Et meil oli vahepeal tegelikult lainetena oli selline, et jah, et volüümikad ja kurvikad naised, et lähevad paremaks, aga nüüd kõik need, kes nagu kunagi rääkisid, et naise ilu on loomulik ilu ja et keha ei pea sale olema, siis kõik need naised nüüd põhimõtteliselt on peenikesed ja me ei saa enam nagu, me ei näe enam enda iidoleid ka nagu sellises vormikas vormis enam. Nojah, Adelgi jäi lahjaks ja Rebel Wilson, siin on Amy Schumerid, kõik välismaa omad on ju meil, ma ei hakka nagu selles mõttes meie Eesti staaride siin nimetama, aga ka meie teame kindlasti vähemalt. Minul praegu tuleb 3 tükki vähemalt pähe, on ju, kes on ka. Ütleme, need, kes olid ennem kurvikate kaunitajate ikoonid on nüüd lihtsalt siuksed tuletikukesed, mis on igahe enda õigus ja absoluutselt ei pane sellele puid alla. Aga see on ju karm öelda tegelikult nii. Ehk siis see, mis praegu välja tuleb, on ju kahepalgelisus. See on silmakirjalikkuse selge tunnus. Me räägime ühte juttu, räägime umbes, et ikka sisemine loeb ja ole ikka hea inimene ja kõike seda. Ja ikka vaatame nagu ainult, et kui ilus see kartul pealt on. No ma tegelikult küsisin nagu ühismeedias ka, et mul on see mõte olnud, et kumb siis nagu on tähtsam, et kumb on siis olulisem, et kas välimine, sisemine ilu. Ja üldjuhul ikkagi 90, kõik, kes vastasid, ütlesid, et jah, muidugi sisemine ilu on kõige olulisem, eks ole. Et selles ei ole kahtluski, enamikud vastajad olid naised. Aga seal ei olnud ju nii palju, on ju, see on nagu võib-olla 20-30 inimest, kes sulle vastab, aga võib-olla need ülejäänud 20-30 jätavad vastamata, et tegelikult ikkagi ei ole, sellepärast, et me ei julgegi ja me ei tahagi sellest rääkida, sest me ei taha näha ja näidata välja, et me oleme tegelikult pinnapealsed. Et ma ise ju kujutan ka ette, et ma jätan väga pinnapealse mulje, kui ma ütlen, et välimine ilu loeb rohkem. Aga minu jaoks selles mõttes nagu loeb, et kui mina peeglisse vaatan ja mina ennast näen, siis ma tunnen paremini ennast praegult sisemiselt, kui ma tundsin toona. Et nagu see koorem, mis ma endaga nagu kaasas kannan, võib siis nagu öelda, et nagu kõik see rasv, mis ära kadus ka nagu see koorem minu seest ära. Ja see on selles mõttes väga subjektiivne minu puhul, et et ma hindan väga kõrgelt neid inimesi, kes suudavad ennast enda kehas mugavalt tunda. Aga mina seda teha ei suutnud. Aga kas sa praegu tunned mugavalt? Ma ei ole ikka 100% seal, ma näen ikka vigu ja ma nagu tegelikult, see on nagu minu meelest nagu paratamatus. Ma mäletan kooliajast kehalise kasvatuse tunnis riietusruumis, ma mäletan siiamaani, kuidas minu väga kõhn klassiõde katsus, hoidis oma, ma ei tea, piitspeenikest kõhtu, hoidis seda nahka käes ja ütles, ma olen nii paks ja mul on see siiamaani meeles. Ja tegelikult see mentaliteet, ma arvan, paljudel naistel tegelikult on, et me näeme neid vigu ja me nagu jääme nende vigade juurde ja ühiskonnas me näeme ajakirjades, muusikavideodes, filmides, telesaadetes, me näeme peenikest ja kõhna inimest.
kes näeb hea välja, praegult veel iluoperatsioonidega kõik staarid näevad, ma ei tea, 60-sed näevad 20-sed välja ja nii edasi, eks ole.